Kui hommikukohvi joodud, nurgakivi saade vaadatud, siis enamuses Eesti peredes võetakse ette laupäevane suur puhastus. Ja selle puhastuse käigus võib halvaks üllatuseks tihtipeale olla see, et tolmuimeja ei tööta enam nii tõhusalt, nagu ta töötas siis, kui kauplusest sai ta toodud. Õhus levib mingit tolmulõhna ja võib tekkida teisigi probleeme ning esimene reaktsioon inimestel on jah, sai ostetud see odava võitu tolmuimeja ja näed, nüüd ta hakkab kohe läbi minema. Alati ei pruugi probleem selles olla. Esmalt võib olla tolmukott umbes või täis ja teine variant on filtrid on vahetamata, et tolmuimejatel soovitatakse filtreid vahetada kord aastas vähemalt. Aga siin teie tolmuimejate riiulites on tegelikult veel puhtama väljundõhuga üks tolmuimeja. Jah, tõesti on, et tegu on siis läbi veefiltri, et kogu tolm jääb pidama veepaaki. Tal on veel õhuväljundil on ees HEPA-filter ja väljamine võhk on siis 99% puhtam. Eriti on see soovitatav, kellel on kodus allergikud, lapsed või on ise või siis koduloomad. Räägime nüüd natukene ka kõigest sellest valikust siin, mis Kersselil olemas on. Hakkame kõige väiksemast pihta. Kõige väiksem, kõige käepärasem on siis elektrooniline hari, KB5. Et ta ei ole nüüd otseselt tolmuimeja, vaid ta asendab kühvlit jarja. Järgmine suuruselt on WC5. Tolmuimejatest kõige väiksem, mis meil valikus on, ilma kotita, on nii akutoitel kui juhtmega. Mis järgmine? On WC3, millel on siis samamoodi tolm koguneb konteinerisse, on tsüklon filter, et kui konteiner saab täis, tolmuimejal jõud ja jaks ei rauge. See oli selline tubasem pool, kui me nüüd heidame pilgu meeste poole peale, garaaž, töötuba, seal päris tubase tolmuimega ei ole ilmselt midagi teha. Ei ole, et selle jaoks meil on mõeldud siis VD-seeria, millega saab siis imeda nii tolmu kui vett. Vaibad ja teised kodutekstiilid, ka autotekstiilid vajavad aeg-ajalt mitte ainult imemist, vaid ka väikest pesuprotsessi. Selle jaoks on meil olemas tolmuimeja tekstiilipesur, millega saab nii tolmu imeda ja kui kott välja võtta, saab ka vaipasid ja tekstiilkatteid puhastada. Tolmuimeja nii lihtsaks masinaks, kui te seda ka ei pea. Tal on olemas siiski omad väikesed keerukused ja lugege korralikult kasutusjuhendeid, konsulteerige spetsialistiga, kui te hangite endale korraliku tolmuimeja ja siis töötab see teil ka maksimaalselt hästi ja kodud on puhtad ja korras.